aastal tekib Eestis üle 250 000 tonni pakendeid ning kuigi prügi sorteerimine ja pakendite taaskasutusvõimalus peaks olema juba ammu kõigile selge, tuletame täna veel kord meelde, kuidas see sorteerimine siis ikkagi käib. Alder, miks on sorteerimine vajalik ja kas vastab tõele, et tegelikult kallatakse kõik nagunii kokku? Ei vasta tõele, et kui on ikkagi pakendi eraldi sorteeritud, siis läheb pakendi sorteerimisliinile ja sorteerida ongi vaja selleks, et kui me need pakendid liini peale suuname, siis sealt võetakse välja kõik, mida saab taaskasutada ja olmeprügi puhul kahjuks seda ei ole, et olmeprügi läheb kas prügimäele või põletusse ehk siis selle pakendi eluteekond lõpeb seal. Millised pakendid üldse kogutakse ja kuidas me saame eristada neid prügikonteinerid? Kõik pakendi liike kogume, et klaas, plast, metall, papp, puit. Et kui nüüd pakendi konteinerid avalikus ruumis vaadata, siis igal konteineril on eraldi peal, mis pakendid sinna sisse lähevad ja kuhu viia.ee lehelt leiab siis oma endale siis lähima konteineri, kuhu siis oma pakendid viia. Aga mida me nüüd siis teeme näiteks ühe kasutatud pakendiga, et kui me toome näite jogurtipakiga, et kui ma olen selle jogurti ära joonud, kas ma võin ta lihtsalt prügisse visata või peame veel midagi selle pakendiga tegema? Pigem oleks hea, kui kergelt veega ära loputada ja järgmine etapp oleks siis kuhu viia.ee lehelt vaadata omale lähim pakendi konteiner ja see pakend siis siia konteinerisse tuua. Kuidas siis ikkagi see sorteerimine meie keskkonda aitab? Aitab ta sellega, et me ei kasuta siis oma ressursse ebaefektiivselt. Et paraku tarbimisühiskonnas me väga palju ostame asju ja väga palju viskame asju ära. Et kui me viskame asjad õigetesse kohtadesse, siis nendest saab uuesti tooteid teha. Et pakendite puhul, ütleme näiteks energiasäästu võtta, siis papi taaskasutamine kulutab 40% vähem energiat kui esmasest tooreinest tegemine. Plasti puhul on see 80%, metalli puhul 90% ja klaasi saab üldse pea lõpmatuseni taaskasutada. Kas on mingisugune statistiline number ka, kui suur on see suurusjärk võib-olla Eestis inimeste kohta, kes reaalselt ka seda prügi sorteerivad? Erinevad uuringud on tehtud küll, jah, et need numbrid on ka uuringute lõiks erinevad, aga ma arvan, et circa 40% võib öelda, et sorteerivad. Kuidas me siis ikkagi saame inimesi rohkem õhutada prügi sorteerimisele? Eks tuleb lihtsalt kõvasti selle keskkonnaalase teadvusega, haridusega edasi minna, et ega midagi muud üle jää. Kui palju siis ikkagi visatakse taaskasutatavaid pakendeid olmeprügisse? Hinnanguliselt siin just hiljuti tegelikult lappasin ühe ühistu konteineri, olmekonteineri siis läbi sorteerisin ja umbes 60% oli sellest pakendeid, mida tegelikult saaks uuesti tooteks teha. Aitäh sulle, Alder! Nagu siis Alderi jutust selgub, on prügi sorteerimine äärmiselt lihtsaks tehtud ja samuti on see ka vajalik meie keskkonna säilimisele ning mis peamine, igast pakendist saab uus toode. Aita sinagi anda pakendile uus elu ja hoiame üheskoos loodust!